Tere hommikust, 5 minutit on kell 8 läbi, 28. märts ja neljapäev. Homme muuseas televisiooni ei ole, sellepärast et pikad pühad on ees tulemas. Tere hommikust ja rõõmusõnum neile, kes alles nüüd ärkavad ja ei ole ilmaprognoosiga tutvunud. Pikad pühad tulevad ilusa kevadilmaga. Homme natukene see soe ilm annab järele, aga laupäeval, pühapäeval ja esmaspäeval on ta tagasi ja tänane päev, mida ka ilmakaart äsja meile kinnitas, tuleb päikesepaisteline, tuleb mõnusalt soe ja veel küll Tallinnas päike taevas ei sira, aga see aeg jõuab kätte ka siin lähitundidel. Ma olen sellest täiesti kindel. Nautige. Ja nautige. Ja muud lisada, eks ju. Aga neid jutuajamisi, mida meie siin täna plaanime, tasuks ka kuulata. No nii on, et kui tulevad pikad pühad, siis tahaks näiteks mõnda head filmi ka vaadata ju. Kinos on praegu väga palju häid filme, kvaliteetfilme, aga ka mõnusat meelelahutust ja me teemegi õige pea ülevaate sellest, mida siis tasuks lähipäevil, kui jääb muude pühade tegevusest või? Tegevuste kõrval aega, siis mida tasuks minna kinno vaatama, tõesti on, mida vaadata praegu. Aga Rakverega võtame ka ühendust, sellepärast, et viimane reovee uuring näitas, et just Rakvere on see linn, kus reovees on siis elaniku kohta kõige suurem kokaiinitase. Ja jättes kõrvale kõik tuled ja viled, siis tasub meeles pidada, et meid ootavad ees ikkagi ülestõusmispühad ja me räägime meie isapalve loo täna ja räägime selle loo just, kuidas see meie isapalve eesti keeles 500 aastat tagasi esimest korda kirja sai ja kui palju sellest kirjapandust tänaseks säilinud on. Aga vaatame ühte pilti ka veel ennem, kui tänase meedia käsile võtame. Taas meie küsimus, kus kohas see pilt tehtud on? Viimane võimalus kaasa mängida, sest vähem kui poole tunni pärast ütleme me õige vastuse. Aga veel Instagramis ja televisiooni Facebookis saab õigeid vastuseid postitada. Nii, aga nüüd, head külalised, teie kord, tere hommikust. Tere hommikust, väga meeldiv. Alustad? Jaa, siin on üks väga huvitav uudis siis väga aktuaalsest Tallinna linnavõimu vahetuse teemal, et Õhtulehes on siin kirjas, et reha tuleb kõva, Tallinna juhtorganites olevat 54 keskerakondlast ähvardab suusa saamine. Et siin ütleb, et erakonnasisese kokkuleppe kohaselt pidid sealtkaudu tööd saanud inimesed annetama teatud osa sissetulekust parteile, kuid nüüd kuivab see rahalikas sootuks kokku. Et huvitavad ajad on siin Tallinna võimuvõitluses toimunud, et Keskerakonnal ei ole kindlasti lihtne see lähitulevik siin. Et sa oled jälginud ja ka numbreid kokku arvutanud, et kui tuleb nüüd see neljane koalitsioon ja kui palju siis kellelgi mida on ja mis juhtuma võiks hakata, et millised need lubadused on, sul on järg käes või? No vaatame selles mõttes, et praegu on see kõik veel lahtine, et see on ju arutelu all, aga et lihtsalt huvitav on näha seda, et on toimunud mingi muudatus, on ju, et pigem positiivne peaks ütlema. Aga mida positiivset sa ootad, et kui nüüd Keskerakond on võimult läinud ja tuleb uus koalitsioon linnavõimuna, siis mis asi see on, mida sina arvad, et nemad teevad? Nende lubaduste pealt, mis praegu on kõlanud? No hetkel on väga korruptiivne see maik selle linnavõimu juures olnud, et loodetavasti tuuakse uut verd, mingisugust uut mõtlemist, kinnisvaramaaklerina võib-olla tahaks linnaplaneeringuid näha, natukene rohkem töösse minemast. Aga see on ka üks eesmärk, mis iseenesest on välja käidud, et nende detailplaneeringute kiirem menetlemine ja nendega aktiivsem tegelikult, see on isegi välja hõigatud. Ja, et see kindlasti on positiivne ja loodame, et see ka nii läheb. Aga mis Tallinnas hästi on praegu? Mis Tallinnas hästi on? Jaa, mis sulle meeldib, mille üle sa rõõmustad? Meeldib see, et järjest rohkem renoveeritakse maju, tehakse korda linnapilti nagu selles mõttes, et riik ikkagi ju ja eurotoetuste näol ka on, et see renoveerimine vanadel majadel nagu on käimas, et see peaks ka järjest hoogu juurde saama, et muutuma energiatõhusamaks ja seeläbi soodsamaks ka kõigile nendele elanikele. Siis on lihtsam müüa, jah? Jah, võib-olla seda ka kindlasti, et kes ikka tahab ka kõrgeid kommunaale maksta. Õige. Et seda kindlasti. Võtame järgmise teema. Järgmine teema, et Finnair hakkab regulaarlende Tartust Helsingisse, siis kõik võivad nii kiiresti jõuda sinna. See kestab umbes 40-45 minutit, et kõik, kes tahab tööle minna või lihtsalt puhata, siis nii kiiresti on seal. Kuidas selle lennuliiklusega Eestis on, et erinevatesse punktidesse pääseda? On sul olnud ka endal selliseid hetki, kus sa mõtled, et ma pean mitu vahepeatust tegema, et jõuda sinna, kuhu ma tahan, et see lennuühendus ei ole väga hea?
Vot ei ole inimesel muret olnud. Aga kas on mõni koht, kuhu Eestist tundub, et võiks saada näiteks otse lennata? Muidugi tähtsad need sõlmpunktid on olulised, mida ikka öeldakse, aga kas on kuidagi tunnetate puudust siin ka inimestele, kes tõenäoliselt natukene ikka reisivad? Raske öelda, kuidagi nii harjunud sellega, et lendad kuskile Kesk-Euroopasse ja siis pead ümber istuma, et meil ju tegelikult tuli see alles esimene lend, see Intercontinental Dubaisse, kus siis nagu saab ka kaugemal otse lennuga. Aga ei oska öelda, nagu millestki otseselt puudust oleks. Nagu kindlasti võiks olla rohkem otselende, aga nagu sellist konkreetset sihtkohta võib-olla raske välja tuua. Et oleks jalgu trampinud ja pahane olnud, et ma vaja sinna minna ja nad ei lenda, et ma pean nii palju aega kulutama. Et tegelikult lõppude lõpuks on raske uskuda, et meil otselennud väga paljudesse kohtadesse olema saavad, et pigem ongi see, et me jäämegi ümber istuma kuskil Kesk-Euroopas. Et ilmselt me peamegi mingis mõttes selle olukorraga ka leppima ja saamagi, et meil tegelikult ongi ju vähe inimesi, kes tahavad lennata. Turg on väike meil. Võtame järgmise teema. Nii. Võib spordivaldkonnast väike uudis värskelt. Johan Elavnes praegu. Et pärast üliilusat Kristjan Kullamäe viimase sekundi viset pühapäeval eestlaste Baskonia vastu, siis eile õhtu oli tal oma koduklubi Bilbaoga eurosarja poolfinaalmäng, kus ka Kalev Cramo eelmine aasta poolfinaali jõudis. Aga koduväljakul kaotati 25 punktiga kahjuks, et kordusmänguks jäeti endale väga suur ülesanne võõrsil. Seda annab tagasi mängida. Aga sa oled Kossu fänn? Olen. Kas sa oled ise ka mänginud, küsime vahele? Olen ikka kunagi, jah. Aga kui sa vaatad praegu seda, kus meie mehed mängivad, millisel tasemel nad mängivad, no muidugi Kristjan Kullamäe, peaaegu Euroopa tipp, räägitakse, et millal võiks Euroliiga uks tema jaoks avaneda. Maik-Olev Kotsar, Sander Raieste, NBA mees on meil olemas, et kui rahul sa oled sellega, kuidas ja kus meie noored mehed mängivad? No ikkagi väga positiivselt meelestatud praegu, et see viimaste aastatega on siin ikka äge muutus toimumas, et noored on peale tulemas ja potentsiaali nendes on, et seda näitavad ka need klubid järjest on ja kuhu nad välismaal nagu jõudmas on. Ja ma vaatan, et ka rahvas vist on kaasa tulemas, et korvpallisaalid on meil täis, nõuame ju suurt uuemat võimlat, on ju. Sai ka ise Milanis koha peal käidud viimasel EM-il, on ju, et see on nagu äge, et korvpalliringkonnas on sellised ärevad ajad. Aga Euroopa meistrivõistlustel järgmistel, mis tuleks ära teha, et me nägime, meil on palju andekaid mehi ja et enam ammu ei saa olla see eesmärk, et jõuda sinna finaalturniirile, aga aeg oleks midagi ära teha. Mida sina arvad? No loodame seda, aga kõigepealt oleks oluline, et meie kutid kindlasti kõik minuteid saaks oma klubides, et ei tuleks seda jama, et nagu meie jalgpallikoondis on. Ma mõtlesin, et kas sa jõuad siit jalgpallikoondisid, aga see on samas loogiline, sest seal see häda täpselt on. Et ei saa nagu mängida, et pigem ikkagi oluline, et kõigepealt minuteid saaks. Kuidas Kullamäel eile läks veel teema lõpetuseks? Ta oli oma võistkonna kõige resultatiivsem 15 punktiga. Nii et meeskond kaotas, aga Kullamäe tegi oma ära. Kullamäe tegi oma ära, mäng algas kohe temaga ilusa kolmesega. Mina tahaks veel teada, milline sa publikus oled, kas see, kes karjub oma hääle ära ja niimoodi vahepeal hüppab püsti ja siis istub jälle pea käte vahel või niimoodi katsud hästi rahulikult? Ei, pigem ikka seda esimest. Kaasa ikka elada omadele. Väga tore. Tubli. Ja teine teema, et Statistikaamet avaldas, kuhu eestlased kõige rohkem reisivad. Nüüd reisitakse rohkem kui üle-eelmise aasta, et koroona on juba läbi ja nüüd nad reisivad Lätisse, Läti, siis Soome, Türgi ja Itaalia ja väga hea, et inimesed võivad nüüd rohkem puhata ja tööreisid teha. Läti on ikkagi, see ei ole üllatus muidugi. See ei ole üllatus. Aga samas, aga miks mitte käia naaberriigis natukene Jurmalas ja muudes kaunites kohtades? Praegu juba tahaks ikka päikse kätte võib-olla inimene rohkem lennata. Türki, Itaaliasse. No need olid Kilistis, jah? Jaa, olid. Aga Hispaaniat ei olnud, huvitav. Jah, mulle tundub ka, et pigem viimasel ajal on see nagu väga aktuaalne. Kui me oleme ka rääkinud siin, et kinnisvara ostetakse Hispaaniasse ja nii edasi. Ja mõned praegu kolivad Hispaaniasse, siis võib-olla reisid on rohkem. Kas see oma töös, et ongi nii, et see meeletu kuidagi buum on praegu, et inimesed tõesti tahavad kinnisvara Hispaaniasse ja on see siis igaks juhuks või suvekoduks või? Ma arvan, et see nüüd nii hull päris ei ole, et see mingi metsik buum siin on, aga kindlasti on inimesi, kes sinnapoole nagu vaatavad, et kindlasti tasub mõelda, kui mõni oma investeeringuid vaatab. Seal on natuke oodavam.
kinnisvara kui meil, siis nad ostavad seal. No isegi räägitakse ka sellest, et Türgis võib olla odavam puhata kui Saaremaal näiteks, nii et see on ju ka argument. Perega Saaremaale puhkuse minek võib olla kallim kui lend nädalaks Türki. Just nii, et kas me selle mõttega vist peamegi lõpetama? Peame leppima ja lõpetama. Täna jääb siis see kõlama. Aitäh teile. Aitäh teile. Aga pühapäev ju tuleb ka, tänan, hääl jäi kurku kinni korraks, aga pühapäev tõesti tuleb ja hommik Anuga ka.